Tere, head vaatajad! Algab uus Põhjatähe saade. Mina olen EKRE noorteühenduse Sinine Äratus esimees Eino Randanen. Täna minul on külas Sinise Äratuse asutaja, praegune juhatuse liige ja Riigikogu liige Ruuben Kaalep. Tervist! Täna lahkame 3 põhilist teemat. Kõige suurem ja tähtsam on siis Sinise Äratuse ajaloost, missioonist ja tulevikuplaanist rääkides. Kuigi Sinine Äratus on juba tegutsenud mitu aastat, siis EKRE populaarsuse kasvuga on tulnud meile palju uusi toetajaid, kes paraku siis võib-olla ei teagi täpsemalt, et millega siis meie noorteühendus tegeleb. Pärast tuleb siis ka juttu Ruuben sinu uuest raamatust ning lõpuks ka muljetame veidi meie hiljutise Soome visiidi üle. Aga alustame siis ikkagi Sinisest Äratusest. Ja nüüd me laskume tõesti selliste väga fundamentaalsete küsimuste juurde. Et mina kui Sinise Äratuse esimees, eks mina ikka olen nii-öelda kursis sellega, mis on Sinise Äratuse missioon, mis on meie tulevikuplaanid, mida me tegelikult tahame saavutada. Aga nüüd ma tahaksingi sinu käest küsida, kui kõige pikemalt aktiivselt osalenud noor rahvuslane. Et mis tõepoolest siis 2012. aastal siis ajendas Sinise Äratuse loomise peale selle, et taheti luua EKRE-le siis oma noorteühendus noortekogu ka? Ja, Sinine Äratus asutati 30. novembril 2012 Tartus ja asutajateks olid 7 noort rahvuslast. Meil oli juba varasemalt välja kujunenud selline sõpruskond, kes jagas ühiseid vaateid Eesti praegusele olukorrale, Eesti rahvusluse tulevikule ja jagasime seda ühte ja sama muret selle üle, millise kursi Eesti nii poliitikas kui ka kultuuriliselt võtab 21. sajandil. See oli selline nooruslik aeg täis tegutsemistahet ja soovi muuta midagi poliitikas fundamentaalselt. Et just see oli see aeg, kui rääkida laiemalt EKRE asutamine, Sinise Äratuse asutamine, mis üsna lähestikku toimusid samal aastal, 2012, ja enne seda oli siis seda tõrvikut kandnud Eesti rahvuslik liikumine, millest see välja kasvas. See oli see aeg, kus Eesti poliitika võib-olla oli kõige rohkem kartellistunud Eesti lähiajaloos. Riigikogusse oli jäänud ainult 4 erakonda, kellest kõik jagasid samasuguseid läänemeelseid, liberaalseid vaateid, mis tuli väga ilmekalt välja juba varasemalt mitmetes küsimustes nagu piirilepingu sõlmimine Venemaaga või Eesti vabadusvõitlejate austamine, kogu see Lihula monumendi lugu ja mitmed teised sellised juhtumid ja näited, mis kõik mind juba noores põlves varateismelisena panid mõistma, et see Eesti poliitiline eliit, kes meie riiki valitses, ei kandnud päris neid samu väärtusi, mida meie esivanemad kandsid, kes selle riigi lõid, kes selle endale välja võitlesid. Ja siis sellest, see oli see lähtepunkt, millest edasi me siis arutlesime kõikvõimalike erinevate küsimuste üle, alates süvakultuurist kuni maksupoliitikani, globaalse välispoliitikani, et väga palju asju on sellised laiemad probleemid kogu läänemaailmas, mis Eestis lihtsalt nagu sümptomitena väljenduvad. Ja sealt tuli see suur tahe ja kirg seda muuta isegi siis, kui terve maailm on meie vastu. See on see nooruslik
energia, nooruslik rahvuslus, mis samamoodi nagu meil aastal 2012 ka paljudel varasematel hetkedel Eesti ajaloos on vallandunud ja lõpuks viinud siis mingite suurte nii poliitiliste kui kultuuriliste muutusteni. Jah, tõepoolest. Kas selles mõttes, et Sinine Äratus praegu meie eesmärk ei ole olla ainult poliitiline noortekogu või broilerivabrik, nagu seda on paljud teised. Et meie missioon on ikkagi pidada ka sellist metapoliitilist võitlust kultuurilisel tasandil ning püüda kasvatada meie liikmetest siis seda nii-öelda tuleviku rahvuslikku eliiti, et harida neid, suurendada nende silmaringi selleks, et nad saaksid siis võimalikult efektiivselt kanda edasi neid põhilisi rahvuslikke väärtuseid oma elus ja siis tulevikus võib-olla midagi veel suuremat korda saata, kui mida meie oleme juba teinud. Et selliseid uusi poliitilisi jõudusid tekib alati juurde, selles mõttes, et on tulnud näiteks Eesti 200. Nad ideoloogiliselt eristuvad ikkagi teistest mõnel määral, et on ikkagi uus jõud. Aga kas algusest peale juba ei teada, et Sinine Äratus soovib olla ka midagi enamat kui lihtsalt uus ideoloogiline jõud? Jah, oli küll, et see võib olla, mis meid eristab kõigist erakondade, teiste erakondade noortekogudest ja sellistest lühiajalistest poliitilistest liikumistest ongi see, et meil oli see tunnetus või avaram maailmapilt juba algusest suuresti selle kaudu, et me tajusime, kui sügav on see kriis, mis tervet läänemaailma ja ka Eestit praegu puudutab ja ohustab. Et see ei tule mitte ainult sellest, et poliitikud on teinud valesid otsuseid, vaid sellepärast, et kogu selles globaliseeruvas massiühiskonnas me ei oska ennast tihti oma rahvana tunda peremeestena oma maal. Ja see on selline allasurutud rahva, tihti tuleb kahjuks öelda orja mentaliteet, mis sunnib mängima siis mingite suurriikide väljaspoolt tulevate jõudude mängureeglite järgi, aga see on väga halb, sest et see kaotab ära meie eneseteadvuse, meie enda tahte ja usu oma riiki, oma vabadusse, oma rahvasse. Et see algab väga sügavalt. Ja selleks, et seda uuesti äratada, et selle kaudu tuua sellist poliitilist muutust, mis ei püsi ainult ühe valitsuse võimul püsimise aja, vaid kestab ikkagi aastakümneid ja loob aluse selleks, et see riik jätkuks aastasadu ja see rahvus aastatuhandeid. Et selleks on vaja ikkagi alustada väga sügavalt Eesti kultuuri lätetest, Eesti kultuuri alusest ja kogu maailma kultuuriloo sellest vundamendist. Ja kuivõrd siis Sinise Äratuse üks selline deklaratsioon või missioonideklaratsioon on see, et meie eesmärk on ikkagi sütitada nii-öelda see uus rahvuslik kärkamine, mis tähendab seda, et just saada sellest orja mentaliteedist lahti, et varem olid taanlased, rootslased, sakslased, venelased, praegu on Brüssel nii-öelda, see ikkagi see kõige suurem jõud maal. Ja et meie tahaksime nagu uuesti luua seda enesekehtestuse tahet, seda rahva passionaarsust, mis siis paneb inimesed nii-öelda töötama nagu enda heaks, et nad ise oleksid kõige parimad, mida nad võivad olla, et Eesti riik saaks olla kõige parem, mida ta saab olla ning saavutada tõepoolest midagi palju suuremat. Ja, et see missioon tõesti eestlaste uusrahvuslik ärkamine, see on olnud meil algusest peale meid saatnud.
just nimelt innustatuna sellest, et kuidas varem Eesti rahvas on sellistes kriisiolukordades toime tulnud ja püsima jäänud. Ja ma julgen öelda, et see kriis, milles me praegu oleme, on vähemalt ohutasemelt meie rahva püsima jäämisele sama ränk nagu paljud varasemad, sest et meil on demograafiline kriis, mis juba füüsiliselt ohustab meie rahvuse püsima jäämist. Meil on seesama iseseisvuse ärakinkimine või sellest kergekäeliselt loobumine nii Euroopa Liidu kui ka suurkorporatsioonide, teiste globaalsete jõudude ees, ka idasuunal tegelikult, nagu seesama piirilepingu sõlmimise soov Venemaaga näitas või ka hetkeolukorras argus Puna-Hiina suhtes. Et see kõik on võib-olla sellest kurvast asjaolust, et Eesti rahvas on väga pikalt pidanud valima ida ja lääne vahel. Meid on mõlemast suunast vallutatud, domineeritud, meil on peale surutud selliseid eluviise, sellist rolli oma maal, mille eesmärk on olnud alla suruda see rahvuse vaba hing. Et selleks, et see uuesti ärkaks, ongi vaja noori, kes selle enda südame asjaks võtaksid. Ja nende noorte teekond algab sellest, et keegi tutvustab neile või siis nad ise uurivad Eesti kultuuri, Eesti ajaloo kohta, tunnetavad selle väärtust, nad leiavad inspiratsiooni sellest luua näiteks uut kunsti, muusikat, luulet, kirjandust, kannavad edasi neid väärtuseid kas siis poliitikas või kus tahes avalikus sfääris. Ja põhimõtteliselt, et see läbi leiavad noored ka, et on olemas selline nii-öelda kolmas tee, et me ei pea valima siis ida või lääne vahel, et me ei pea nagu olema alamad ühele või teisele, et oleme meie ise, lähme edasi koos siis samameelsete teiste Ida- ja Kesk-Euroopa rahvastega, koos meie vennasrahvastega, koos siis Poola, Ungari, isegi mõnede Balkani riikidega, Ukrainaga ja nii edasi. Aga ma tahaks siinkohal edasi liikuda Sinise Äratuse ajaloo poole. Et teatavasti oli meie organisatsiooni esimene ametlik nimetus Noored konservatiivid. Konservatiivsed noored. Konservatiivsed noored, vabandust. Noored konservatiivid oli kunagi Isamaa noortekogu. Aha, no jah. Ühesõnaga, mina olen ikkagi võrdlemisi uus tulija, et vahepeal lähevad ikkagi need nimed natuke sassi. Aga kust tuli see nime muutus? Ja see esimese aasta jooksul meie nimi tõepoolest oli Konservatiivsed noored, mis oligi lihtsalt lähtus sellest, et Sinine Äratus ikkagi asutati EKRE noorteühendusena ja on selleks ka jäänud. Aga samal ajal, kuna nooruslikul rahvuslusel on väga tugev selline teenäitaja roll, võiks öelda. Isegi Mässumeel. Jah, aga Mässumeel just siinkohal nende kõigi vaenulike ideoloogiate ja võõrvõimude vastu, kes Eesti rahvusest alla suruvad. Et selles kajas nagu konservatiivsed noored, ja Sinine Äratus, kui võtta nagu võrdlusesse, siis konservatiivsed noored, selles kajastub mingi selline teatud vaoshoitus. Aga Sinine Äratus pigem siis just nagu selle esimese aasta jooksul tekkiski selline meie liikumise identiteet nii-öelda. Meie sümbolid, põhjatäht, mis näitab teed uue ärkamise poole, meie eesmärkide poole. Ja siis me otsustasime ka, et meil on vaja tõepoolest kõlavamat nime.
ja see sündis sellisel huvitaval kombel, et siis teisel Sinise Äratuse üldkoosolekul me valisime selle nime niimoodi välja, et me otsustasime enne ära, et seal peab olema üks omadussõna ja üks nimisõna. Ja siis lasime kõigil kirjutada paberile mõne omadussõna, mõne nimisõna ja panime parimad kokku. Sinine Äratus oli see nimi, mis siis sai kõige suurema positiivsema vastuvõtu osaliseks, et kuna selles kõlas just nimelt see kõige paremini see meie missioon. Alates sellest nimemuutusest kuni siis selle terve saagani Euroopa noorte konservatiividega, siis sina oled pikka aega olnud, algusest peale olnud Sinise Äratusega seotud ja ikkagi juhtivatel positsioonidel, et mina ikkagi võrdlemisi värske tulija. Et kuidas sa hindaksid, et kuidas on, kas Sinise Äratuse selline missioon, kreedo, väljavaated, meetodid, suhtumine erinevatesse küsimustesse, kas see on selle rohkem kui 9 aasta jooksul muutunud kuidagi oluliselt või mis sinu hinnangul on olnud tegelikult kõige suurimad muutused sellistes? Ma ütleks, et see ei ole muutunud, see on pigem tugevnenud ja leidnud üha uusi viise, kuidas see ennast väljendab, ja aja jooksul see on just leidnud üha tugevama pinnase ka siis veel noorema põlvkonna hulgas, kes ilmselt Sinise Äratuse loomise ajal olid alles algklassides ja kes on liitunud siin viimaste aastate jooksul, et on olnud võrdlemisi suur selline liikmete läbivool. Igal aastal on palju neid, kes liituvad, on ka neid, kes lahkuvad, kas siis vanuse tõttu või mingil, kuna meie vanusepiir on 15–30 või siis mingil muul põhjusel. Ja igaüks on, kes on olnud aktiivne liige, on kindlasti midagi omalt poolt toonud ja panustanud sellesse. Ja see, mis on nagu seestpoolt vaadates Sinine Äratus praegu, ongi kõigi nende 9 aasta pärand selles mõttes. Aga just need meie põhilised ideed ja võib-olla see selline vaimne tuumik, see mõistmine või ettekuulutus uuest rahvuslikust ärkamisest, see on ainult ajaga tugevnenud ja ma isegi ütleks, et praegu see on kõige tugevam Sinise Äratuse ajaloos. Isegi arenenud, võiks ka öelda. Et mis meil on ka selline läbiv kreedo olnud, et 3 sellist omavahel lahutamatut asja, mille eest me võitleme: Eesti rahvus, Eesti loodus ja Eesti iseseisvus. Ja need on 3 põhilist rubriiki, mis on meie poliitilises programmis ka välja toodud, mis võeti vastu augustis meie viimasel üldkoosolekul. Ja, et sel aastal me ka formuleerisime oma konkreetsemad poliitilised seisukohad, mis on need asjad, mida me kindlasti tähtsaks peame just Eesti poliitika mõjutamisel ja kujundamisel. Ja muidugi tähelepanuväärne on see, et need ideed on kõik sellised pikas perspektiivis teostatavad, et need ei ole sellised, et mis on tehtavad ühe valimistsükliga, et igal juhul, aga samas need on ka konkreetsed, mitte üldsõnalised. Need on konkreetsed ja põhimõtteliselt nende teostamiseks saab alati nende väikeste sammudega alustada. Aga huvitav on näiteks see, et ma ise hiljuti sirvisin teiste noortekogude programme. Et seal on hästi palju lugu, ma ei tea, noorte suuremast kaasamisest, ma ei tea, mingite huviringide kättesaadavusest, sellised väga kuidas ma ütlen, üldised ja igapäevased
igavad punktid. Ja siis ongi see, et meie programm on ainuke, kes mainib Eesti rahvust kui sellist ja selle säilitamise vajalikkust. See, mis kumab läbi väga tihti just nende teiste noortekogude programmidest, on see, et nad lahutavad noorte huvid siis rahvuse või ühiskonna huvidest. Et justkui neil oleks midagi erinevat, aga meie selline sügavam vaade meie rahvastiku küsimustele, eestluse küsimustele üldse on see, et noored on igal juhul Eesti tulevik. Ja selleks peab terve ühiskond sellise tervikliku organismina toimima, et üks võib-olla kõige olulisemaid asju ongi see konkreetsetest poliitilistest lubadustest ka meie programmis on noorte perede eest võitlemine, et mille kaudu siis me peame tagama selle, et Eesti oleks paik, kus on hea luua pere ja et eestlasi sünniks juurde. See on meie rahvuse püsimajäämise võti füüsiliselt juba. Et kui võtta selline fundamentaalne eristus meie ja teiste vahel, et teised on nagu noored noorte eest, aga meie oleme noored Eesti eest põhimõtteliselt. Eesti rahvuse, eesti keele, eesti kultuuri eest. Et see, jah. Aga ma tahtsin tagasi pöörduda sa rääkisid sellest Sinise Äratuse aktiivsete noorte tuumikust ja sellest, kuidas need seni kõik läbikäinud aktiivsed liikmed on andnud selle oma panuse ja teadagi meie üks selline põhimõtetest liikmete osas on see, et meie tahame ikkagi pigem kvaliteeti oma liikmetelt, mitte otseselt kvantiteeti. Et muidugi on hea, ma ei tea, näiteks kesknoortele öelda, et neil on, ma ei tea, tuhandeid liikmeid. Aga kui see aktiivsete inimeste arv jääb, ma ei tea, alla 20, siis tegelikult situatsioon ei ole üldse parem kui meil. Nojah, aga teisalt on ka see, et ega mulle ei meeldi üldse võrrelda Sinist Äratust teiste noortekogudega. Minu arust meie ambitsioon peaks olema palju suurem ja sellepärast me oleme ju ka rõhutanud, et me oleme rahvuslik noorteliikumine. Mitte lihtsalt selline parteiline noortekogu. Jah, seda muidugi, see võrdlus on ikkagi suhteliselt vältimatu, aga vaata seda positiivselt selles mõttes, et kui võrrelda teistega, siis meie nii-öelda see haare või siht, eesmärk on ikkagi palju suurem ja palju üllam kui teistel. Ja ma kujutan ette ka, et teistes noortekogudes üsna harva käsitletakse selliseid sügavamaid kultuurilisi, filosoofilisi, kas või psühholoogilisi teemasid, nagu meie peame väga oluliseks, et oma liikmeid harida. Jah, täpselt. Et selline nagu sügavam üldharidus võib-olla just nendes asjades, mida sa koolist eriti tihti ei saa. No jah, et muidugi investeerimisoskus on hea, see on huvitav, me oleme ka rääkinud sellest, aga kui see on põhimõtteliselt ainuke teema, mida sa oma liikmetega põhimõtteliselt käsitled, siis ega see valmistab, selline asi valmistab sind ette lihtsalt raha teenimiseks, mitte rahva teenimiseks. Jah, täpselt. Aga natuke veel nendest liikmetest tahaksin rääkida, et just ütlen see, et kvaliteet on tähtis. Ja see, et siin on tahaksin esitada sellise üleskutse nii meie olemasolevatele liikmetele kui ka siis nendele noortele, kes potentsiaalselt tahavad meiega liituda või uurivad neid võimalusi, et meie kuulame ära, meie arutame, võtame vastu kõik ideed, mida meie liikmed esitavad. Selles mõttes, et kui me näeme, et see teenib positiivselt meie seda nii-öelda lõplikku eesmärki, siis kõik on teretulnud. Ja see ei piirdu ainult
poliitika valdkonnaga, vaid kui sul on näiteks idee, kui inimesel on idee selle kohta, et kuidas me saaksime näiteks, ma ei tea, rahvuslikku kunsti näiteks või muusikat taaselustada, siis see kõik võetakse vastu ja meie nagu tahamegi pakkuda rahvuslikele ideedele seda või rahvuslike ideedega noortele väljundit. Ja, et siit kindlasti üleskutse kõigile noortele, kes seda vaatavad ja kes tunnevad, et meie sõnad südames kaasa kõlavad, liituda Sinise Äratusega. Sest me ei sunni kedagi saama poliitikuks nii-öelda, vaid on tohutult palju neid väljundeid, kuidas uude rahvuslikku ärkamisse panustada. Jah, et selles mõttes, kui inimene ei taha poliitik olla, siis ja see on väga arusaadav, miks paljud inimesed ei tahaks poliitikuks saada, et eks see ole üks räppane maailm muidugi, aga siis, et nagu meeles pidada see, et meie pakume ikkagi ja tahame ise ka tegelikult näha inimestelt seda teistes valdkondades ka töötamist. Teise nurga alt, mida ma ise enda kogemusest saan öelda, ongi see, et tegelikult poliitikasse on vaja kõige rohkem just neid inimesi, kes ei tunne, et neist saaksid poliitikud. No, siis võib tekkida alt see risk, et kui inimene võtab konkreetselt siik selle, et ma tahan poliitikuks saada, siis võib tekkida konflikt sellega, et kui hästi sa esindad neid konkreetseid põhimõtteid. See ongi see, kust tekib kogu see korruptsioon, kartellistumine, grupimõtlemine, mis seda liberaalset poliitilist eliiti üleval hoiab, et poliitika tegemisest on saanud nii-öelda isikliku karjääri projekt, mitte riigimehelikkus, mida on tegelikult vaja. Aga siis ma kokkuvõttes tahaksin nagu liikmete kohta seda öelda, et igaüks, kes näitab üles sellist omaalgatuslikust aktiivsust, siis temale tuleb tänu nii meilt, juhatuse liikmetelt, teistelt riviliikmetelt, erakonnalt, kui ka siis tulevikus loodetavasti ka tervet Eesti rahvalt. Täpselt nii. Ma kiiresti tahaksin veel küsida või arutada tulevikuplaanide osas. Et mida sina näed, et millised on nagu praegusel hetkel meie tuleviku väljavaated ja võib-olla mida me saaks veel paremini teha? Siin on muidugi sinul kui esimehel kõige suurem roll öelda, mis on täpselt need sammud, mida me astume lähematel aastatel selleks, et Eesti noorte hulgas rahvuslust sütitada ja äratada veel rohkem. Et ma arvan, et see ongi tegelikult see peamine siht, mis me peaksime seadma, et noored Eestis ei häbeneks rahvuslust, ei häbeneks patriotismi, vaid tunneks, et see on nii loomulik osa meie olemusest, sellest, et me sünnime ja kasvame eestlastena, sellest maast, kus me elame, et sellest on noorel inimesel ainult võita, kui ta avastab iseendas seda sügavamat rahvustunnet, Eesti kultuuri, Eesti ajalugu. Ja just selle kaudu tegelikult, et noori selles osas harida, innustada, nende huvi äratada, selle kaudu me panustame ka kõige rohkem sellesse, et tulevikus Eesti poliitika oleks rahvuslikum. Täpselt. Ja siis meie muidugi, et meie pakume nendele inimestele seda kollektiivi ja võimalust nii-öelda sellist väikest, kuidas ma ütlen, pukki, mille otsa tõusta, mille kaudu siis nagu, et muidugi tuleb lihtsalt tõdeda, et üksikisiku mõju ja võimalused on alati piiratud. Aga et ongi see, et meie praegu juba pakume erinevaid võimalusi inimestele. Tahaksime ka edaspidi, et muidugi see on nüüd, millest ma räägin praegu on sellised
suured ambitsioonid, mille teostus on veel kaugel, aga noh, kindlasti tahaks me näha olukorda, kus meie inimesed loovad oma muusikat, oma kunsti, oma kirjandust, lisaks sellele, et me võtame sõna poliitikas, siis me mõjutame nii-öelda ka kultuuri ja poliitikat teiste vahenditega. Ja, see on ülioluline. See on ka läbi Eesti ajaloo kõigi rahvuslike ärkamiste juures olnud just see impulss või ka see, mis nendest on ajalukku jäänud, et see looming, mida on loodud, mis tänase päevani innustab meid sedasama rada käima. Ja nii nagu meie üks tähtsamatest põhimõtetest etnofuturism, mis põhimõtteliselt mineviku ühendamine tulevikuna, et meie ei soovi nii-öelda kella tagasi keerata, vaid meie eesmärk on sarnaselt Saksa konservatiivrevolutsionääridele on see, et meie saame sellest praegusest halvast olukorrast üle. Me ületame selle režiimi, me loome uut tulevikku vaatavat poliitikat, kultuuri, kõnepruuki, aga samas mitte unustades meie minevikku ja otsides sealt seda inspiratsiooni. Jah, me pürgime tähtede poole ja meie esivanemate tarkus näitabki meile teed tulevikku. Aga nüüd ma tahaksin liikuda meie järgmise teemaploki juurde, milleks on siis sinu raamat Uus rahvuslik ärkamine, mis on siis sinu, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis sinu 3. avaldatud raamat, et oli sinu luulekogu Litorina mere loits ning inglise keeles ilmunud koos siis ühe teise kaasautoriga kirjutatud etnofuturistlik manifest. Ja, Euroopa taassünd. Ja, mis ilmus 2000 eelmise aasta. Kuigi see kirjutamisprotsess oli alanud juba varem. Ja, see põhiosas 2016-17. Aga ka selles uues raamatus siis tekst koosneb erinevatest kirjutistest, kõnedest, intervjuudest, mis on kogunenud 10 või isegi rohkema aasta jooksul, alates siis 2010 kuni 2021. Et siia ma olen välja valinud just need kirjutised, artiklid, mis kõige paremini, võib-olla siin ka viimase 20 aasta jooksul, ma isegi julgen öelda, kõige paremini võtavad kokku selle visiooni, milline peab olema 21. sajandi Eesti rahvuslas. Ja nagu kujundavad sedasama teed tulevikku, sedasama, millest me räägime, et kindlasti ma arvan, siit leiab midagi iga Eesti rahvuslane, iga patrioot ja võib nii leida inspiratsiooni, võib ka leida asju, millele vastu vaielda ja polemiseerida, mis on alati rahvuslaste hulgas tegelikult väga teretulnud. Ja kokkuvõtvalt jah, ma arvan, et see raamat võiks olla üks selliseid vundamendikive, mille peale Eesti 21. sajandi rahvusest toetab. Jah, selles mõttes, et see on ikkagi sinu 2 raamatut, mis põhiliselt tegelevadki sellise nii-öelda poliitika või ideede ja rahvusliku filosoofia kujundamisega on siis muidugi see ja siis etnofuturistlik manifest. Ja, mille eesti keelde tõlkimine on pooleli veel. Jah, aga mis on ikkagi tulemas. Ja, plaanis on küll. Jah, on sul mingit, et hoiame inimesi vaatajaid ikkagi põnevuses, et oskad sa hinnata millal? Ma ei julge kindlalt lubadust anda, aga vahest siis uuel aastal võib juhtuda. Oleneb ka, kuna see minu seni ainsa raamatuna on kirjastuse poolt välja antud, siis oleneb ka läbirääkimistest nendega ja nii edasi. Mida ma tahtsin selle raamatu kohta veel küsida, on see, et
või mitte küsida, vaid öelda ka, aga noh, küsida seda, et kas sa nagu nõustud selle väljavaatega, et kuivõrd tegu on ikkagi suhteliselt esimeste hulgas oleva raamatuga, selle 21. sajandi rahvusluse osas, siis kas see juba, kui sa seda koostasid, siis kas sul oli juba selline tunne, et sa tahaksid sellest luua just sellise nurgakivi? Jaa, sest et muidu ma ei oleks ju sellele ka nii ambitsioonikat pealkirja pannud, uus rahvuslik ärkamine, et see raamat kirjeldabki nii seda protsessi kui ka neid ideid, mis sellel 21. sajandi esimestel kümnenditel sündiva rahvusliku ärkamise juures on kõige olulisemad. Et nii seesama pilk minevikku kui ka siis päevapoliitika küsimused, mis otseselt meie rahvust ja rahvuse püsimajäämist puudutavad, geopoliitika, välispoliitika, selline laiem ka filosoofiline vaade ja siis tulevikuvisioon tõepoolest. Need kõige vanemad artiklid selles raamatus on 2010. algustes. Jaa, aastal 2010 esimene artikkel, mille ma avaldasin Delfist tookord, puudutas Sinimägede lahingu mälestamist. Et sa olid toona siis 15-16 aastane? Jah, 16-17. Ma tahan nagu küsida, et kas kuidas on võib-olla sinu mõtteviis ajas arenenud, et kas on olnud midagi uut ja huvitavat, mida sa oled õppinud või midagi fundamentaalset, mis oleks mõjutanud sinu väljavaateid, kuidas need on võib-olla ajas muutunud? No ma ütleks, ma olen kindlasti õppinud leidma selles rohkem selgust ja detailsemalt käsitlenud kõikvõimalikke teemasid ja aspekte, mis sellega kokku puutuvad. Et siin on väga palju on mõjutanud kindlasti ka kokkupuuted välismaiste rahvusestega, kõigi nende ühiste probleemidega, mis meil on terves Euroopas ja läänemaailmas. Ja selline, me ei saa lahutada tänapäeva Eesti rahvuslust ka siis kogu Euroopa sellest rahvusest võitlusest oma rahvaste, oma kultuuride püsimajäämise eest, massiimmigratsiooni, massikultuuri vastu. Et see on kindlasti üks oluline aspekt ja siis ka selline ikkagi isiklik vaimne rännak lihtsalt kogemuse ja sellise sügavama mõtestamise kaudu, kus ma olen järjest selgemalt ja sügavamalt tunnetanud seda pärandit, seda rahvuslikku hinge, mis on nii meie Eestimaa, meie maastik, meie looduse ja meie esivanemate põlvkondade omavahelises kokkupuutes ja kontaktis sündinud ja teineteist vastastikku mõjutanud. Ja kindlasti ma nüüd tahaks loota, et see raamat, siis see, mida sa praegu mainisid, see nii-öelda rahvuslik rännak, see aastaid kestev eneseareng, mis õpetab sulle paljut uut, ta arendab sinu enda mõtteviisi, ütleme näiteks see, et ka kindlasti siin ka raamatus on näha, kuidas ajapikku ideed muutuvad nagu konkreetsemaks, paremini sõnastatumaks, nad hargnevad igale poole, et ma loodan,
kõik see nagu inspireerib siis meie liikmeid, ka võib-olla vanemaid EKRE liikmeid, kes tahavad endas või kes leiavad endas, et neis veel on seda võib-olla seda nooruslikku vaimu ja ka kõikidele Eesti rahvuslastele, Eesti patriootidele. Ja kindlasti ma tahaks loota, et tulevikus ilmub selliseid raamatuid veelgi rohkem. Et mille abil me saame luua sellise tugeva baasi tõeliselt eestlaslikule rahvuslikule ideoloogiale. Et üks mu eesmärke oligi ka just kajastada seda isiklikku ja tegelikult ka meie ühist rännakut läbi aastate, nii nagu see on olnud, et mida saab siit kindlasti sellest raamatust ka tajuda nende erinevate siis poleemikate või üksikküsimuste vaidluste, aga ka teemapüstituste ja kõigi selliste asjade kaudu. Ja teiseks ma ütlen ka seda, et tegelikult ühegi raamatu lugemine ei saa asendada seda isiklikku rännakut äratajana. Et see tee tuleb ikkagi kõigil ühel või teisel moel ise läbi käia. Jah. Ja selleks meie kui organisatsioonina oleme olemas, et me pakume seda tuge sellel rännakul. Aga tõepoolest, et kui vaatajaid huvitab lugeda Rubeni mõtete kohta, siis uus rahvuslik ärkamine on saadaval Rahvaraamatus kui ka Sinise Äratuse meie enda veebipoes. Sa mainisid hetk tagasi seda, et kuidas sinu mõttemaailma on avardanud kohtumised välismaiste rahvuslastega ja nüüd hiljuti käisimegi 5.–6. detsembril käisime Soomes tähistamas Soome iseseisvuspäeva, kohtusime meie sealsete heade sõpradega, külastasime Soome rahvusmuuseumi, kusjuures kui vaatajad ei ole sellega veel tuttavad, siis isiklik soovitus minu poolt seal käia. Maja ise on imeilus ning eksponaadid viivad teid läbi Soome rahva ajaloo. Külastasime ka Hiedaniemi kalmistul vabadusvõitleja Artur Sirgu hauda, asetasime küünla sinna. Et ühesõnaga, ja muidugi siis 6. detsembril osalesime mitte ühel, vaid 2 rongkäigul. Ehk siis üks oli nii nimetatud Soome ärka rongkäik, mis siis lõppes kõnedega Soome parlamendihoone ees ning siis õhtul oli 6.12 tõrvikurongkäik, mille eesmärgiks on siis nii nagu meil ka mälestada Soome rahvariigi eest langenuid, hoida elus seda rahvusluse leeki ning näidata, et see mõtteviis ei ole veel soomlastest kadunud. Et ühesõnaga oli väga selline muljetavaldav, aga samas ka hariv reis. Me saime meie Soome sõprade käest uusi väga vajaliki kontakte. Et vähemalt mina olin igatahes väga rahul, et tegu oli toreda mõnusa reisiga, aga ka mitmes osas kasuliku reisiga. Ja väga meeldiv osa oli ka see kohtumine Soome noorte rahvuslastega noorte liikumisest Uudenmaan Akseli, kes olid väga toredad, asjalikud noored rahvuslased, kes samamoodi mingil määral kindlasti ka meie eeskujul siis soovivad Soomes üles ehitada sellist ka avarama ja sügavama vaatega noorte liikumist, et ka seal sütitada uus ärkamine. Et mis mulle veel meelde jäi sealt Soome reisilt, et see tõrviku rongkäik oli väga ilus, Eesti omast veidi väiksem ja ka vaiksem,
aga noh, Põhjamaa rahvas. Ja see lõpuosa oli eriti ilus, kuna nende rongkäik lõpeb siis sealsamas Kangelaskalmistul, kus asetati küünlaid sõjasangarite haudadele, Mannerheimi hauale. Ja meie ka panime Mannerheimi hauale ka, asetasime meie enda poolt küünla. Selles mõttes, et eks tema on ka, teda võib ka üheks nii-öelda Eesti vabaduse eest võitlejaks pidada. Igal juhul. Jah, et see oli tõepoolest ilus ja meeli ülendav ja need kontaktid ja uued tutvused ja sõprused, mis me Soomest saime, kindlasti on kasuks ja teenäitajaks meie mõlemale rahvale. Ja see näitab kohe kindlasti seda, et nii kui meie Sinises Äratuses näitame, et noored rahvuslased ei ole Eestis üksi, on ka teisi inimesi, kes sind toetavad, siis meie näeme niimoodi oma nüüd seekord vennasrahvustel külas käies, et ka selles üle-euroopalises ja ülemaailmses võitluses ei ole me ka üksi. Hästi tähtis osa ongi just see kogemuste vahetamine ja ideede jagamine alates kas või sellest, et kuidas sellist toimivat organisatsiooni üles ehitada, mille osas meil on Eestis edukas kogemus ja siis saime seda jagada soomlastele ja kuulata nende probleeme, millest osad on sarnased Eestiga, osad on täiesti teistsugused. Et jah, selles suhtes igati hariv ja kasulik mõlemale poolele kindlasti. Et kui seda päevapoliitika teemat sisse tuua, siis Soome põlissoomlaste partei suhtes oldi seal üsna kriitilised ja mitte ainult see noorteliikumine, vaid ka mitmed eestlased, kellega ma rääkisin, kes olid ka osa võtmas sealt Tõrviku rongkäigult, siis Soome kohalikud eestlased, keda seal oli mitmeid. Ka nemad kurtsid, et sarnaselt paljudele edukatele võimuparteidele, siis see erakond on ikkagi muutumas mugavamaks, konformistlikumaks ja järeleandlikumaks kõigis nendes rahvuslikes küsimustes. Et see on kindlasti moment, kus Soome noorte rahvuslaste põlvkond peaks oma poliitilistele juhtidele survet avaldama, et nad tugevamalt võitleks oma siis kõige olulisemate rahvusküsimuste eest. Täpselt. Aga see näitab ka seda, et miks meil siin Eestis, meil Sinisel Äratusel on tähtis töö selles, et me ikkagi hoiame seda põhimõttekindlust, me ei tagane põhiväärtustest. Ja Eestis meil ei ole ka kindlasti nii suurt hirmu, et meie erakond sellisele teele läheks, sest et nii meie ise kui erakonna kõik juhid läbi aastate on näidanud ennast väga põhimõttekindlana. Ja me oleme kõik selle üle väga õnnelikud. Täna on saadud palju huvitavat räägitud, lahkasime Sinist Äratust, sinu uut raamatut, Soome visiiti, õppetunde sealt. Loodan, et vaatajatel oli ka huvitav kuulata. Aitäh sulle, Ruuben, tulemast täna ning järgmise kohtumiseni. Aitäh!